et jube hea elukogemuse saab siis, kui sa oled juhtinud nii erasektoris, avalikus sektoris kui ka kolmandas sektoris ja ma olen tohutult nõus Kadriga. Et ma olin aastaid sellises organisatsioonis nagu ettevõtlike noortekoda, mis hõlmas endast kümneid ja sadu erinevaid ettevõtlikke noori ja seal siis tehti kõike ikkagi heategevuslikus korras. Ja ma ütleks, et see on nagu tõeline proovikivi, et tõesti panna tööle inimesed lihtsalt oma energiast ja silmade särades on nagu teine teema kui see, kui sa oled ikkagi kuskil töökohal. Kindlasti ma usun seda, et kui on uute töötajate võtmine või siis uute liikmete võtmine, et kindlate selliste mentorite määramine, kes ongi juba kogenud seal seltsis või kuskil muuseumis, siis see on kindlasti ma arvan, top 1 prioriteet, mis võiks olla uutel liikmetel, et nad saavad kellegi poole pöörduda, kui on küsimusi. No see sama selgus, et kelle jaoks ja mida te pakute, mida teie sihtrühm tegelikult ootab ja vajab. Ja kuidagi mulle tundub, et me natuke nagu alahindame seda noorte võimekust ja seda, et vähe kogemust juhtimisest. So what? Ma mõtlen praegu Kevini peale. Come on, inimene on nii noor, mis ta kõik on juba teinud. Et ma siin ikka aastakümneid muudkui pusserdan, on ju. Aga tema on oma lühikese eluga nii palju juba korda saatnud, et kuulata neid erinevaid sihtgruppe ja võtta seda sisse, mis neid kõnetab. It doesn't make sense, ei tööta, meil ei ole inimesi, me ei saa protsesse kätte, ehk siis see lõpuosa sellest asjast, kus see päriselt ratas pöörlema peaks hakkama, jääb meil nagu ära võtmata, sellepärast, et me keskendume hästi palju sinna esimese otsa. Startupi näitel, eks ju, et teenus võib olla, aga kui sul lõpuks ikkagi raha sisse ei tule ja masin ei pöörle, siis võis ju tore mõte olla. Ja see sihtgrupp 18–25 aastane noor on meie jaoks kõige suurem peavalu, sellepärast, et kõikide teiste sihtgruppidega me nagu suhestume jube hästi ja nad käivad muuseumis päris hästi. Aga seda 18–25 aastast saada ükskõik mis muuseumisse kaasa arvatud loodusmuuseum on nagu tõeline väljakutse. Ja millal on siis see aeg, kus tõesti need, kes nagu mõttega kaasa ei tule, siis on take it or leave it on mingi hetk, eks ju. Jälgida neid numbreid ja vaadata, mis numbrid teevad ja selle järgi otsustada, et kas jätkata, kas mitte jätkata, kas midagi muuta. Juhi üks olulisi ülesandeid on delegeerimine. Kõik, mis ei ole otseselt juhi tööülesanded, tegelikult tuleks allapoole ära delegeerida. Siis mina olen tohutult ennast harjutanud järgima 80-20 printsiipi, ehk siis mis on need 20% tegevustest, mis annavad mulle 80% tulemustest. Ma planeerin selleks aja, mitte et siis kui aega jääb. Et ta saab hakkama, ta ei ole seda kunagi teinud. Et see on jälle nagu selline arendav usaldamine. Okei, proovi, tee. Võta puhas leht, joonista, kuidas peab olema ja lihtsalt ühel päeval ütled, nüüd on see puhas leht ellu viidud, eks.